Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere imelist neljapäeva. Meil on käes taaskordne õppimisneljapäev. Ja täna, nagu ma lubasin eelmine kord, me jagame natukene lähemalt vastust sellele küsimusele, et kuidas oma tooteid ja teenuseid paremini müüa. Ja me läheme täna läbi selle nurga, et kuidas üldse valida enda jaoks sobiv turundus- ja müügistrateegia. Sest olgem ausad, see parem müük väga palju sõltub sellest, kes oled sina. Nii et täna, mida ma jagan, on erinevad kontrollküsimused, mis aitavad sul esiteks kitsendada seda tohutut valikute ampluaad, mis meil on. Ja valida enda jaoks see, mis esiteks läheb kokku sinuga, ja samamoodi, mis tegelikult kataks ka need eesmärgid, mis sul on seoses müügituludega. Nii et esimene asi, mis ma tahaksid välja tuua, et kui me räägime turundus- ja müügistrateegiatest, siis me saame nad eristada, ütleme, et siin on 2 erinevat kategooriat. Ja siinkohal ma ütleks, et need ei tähenda, et nad ei saa eksisteerida samal ajal. Siin ei ole ka musta ja valget, et pigem ongi see, et me vahepeal näeme kombinatsiooni nendest kategooriatest ja vahepeal on kalduvus rohkem ühele poole, vahepeal kalduvus teisele poole. Ja need 2 tükki on esimene on meil aktiivsed müügi- ja turundusstrateegiad. Mida tähendab aktiivne? See tähendab seda, et see võtab sinu laivis olemisaega. Ehk siis sa pead olema kohal selleks, et see kampaania saaks toimida. Ja sinna lähevad alla sellised nagu on webinarid, kus on ka väljakutsed, siis sellisel juhul, kui sina pead ise minema laivi oma nägu näitama ja seal teiste inimeste ees otse rääkima. Nüüd passiivne strateegia on põhimõtteliselt kaldub rohkem sinna poole, kus tegelikult sinu nägu ei ole otseselt vaja sinna üldse välja näidata nii-öelda laivis või olla inimeste ees. Et mida passiivsem see on, siis seda vähem on sul tegelikult vaja kontrollida, kas see asi toimib või võib luua sinna mingisuguseid enda sekkumisi vahele. Tavaliselt, mida passiivsem asi on, seda rohkem on see, et sa teed ettevalmistuse, sa seadistad selle ära ja siis vaatad, kuidas see toimib ja vahepeal teed mingisuguseid täiestusi statistika põhjal. Et need on need nii-öelda, ma ütleks, et skaala 2 otsa, aga jällegi reaalsus on see, et mitte ükski strateegia ei ole puhtalt aktiivne, mitte ükski strateegia ei ole puhtalt passiivne, vaid see kipub olema seal skaalal kuskil vahepeal. Nüüd, teades seda, et siin on need 2 kategooriat, siis see on tegelikult esimene asi, millele me saame otsa vaadata just selle koha pealt, et mis meile sobib, mis on sinu jaoks see strateegia, mida sa otsid. Nüüd, ma tean seda, et väga paljudel meist koolitajatest, eriti kui meil on juba salvestatud kursused, me tahame, et see oleks võimalikult passiivne. Reaalsus koolitustoodetega on tihtipeale see, et selleks, et seda edukalt müüa, tuleb sinna teha mingisuguseid aktiivseid elemente juurde, et see asi saaks päriselt toimida. Nüüd, aktiivse turundusstrateegia puhul on meil väga kindel kampaaniaperiood, mis on tavaliselt lühem kui passiivsel. Ka passiivsel on oma periood, aga see võib olla selleks, et passiivne kampaania saaks toimida, sest et passiivne toimib väga palju just statistikal. See tähendab, et seal on palju suurem rõhk inimeste mahul. Ehk siis meil on vaja suurt inimeste hulka üldse, kes näeksid reklaame, et sealt saaks tulla mingisugune valim edasi järgmisse etappi ja järgmisse etappi. Samas kui aktiivse strateegia, siis nii-öelda see positiivne pool on see, et sellel kipub olema reeglina suurem konversioon nii-öelda oste. Ehk siis sul võib olla vähem inimesi,
kes otseselt nii-öelda siis sinna kampaaniasse justkui nagu sisse tulevad. Aga see ei tähenda ilmtingimata, et sul on halvemad tulemused, vaid võibki olla, et sul on vähem inimesi ja kui sa teed selle aktiivsema lähenemise, sa oled ise seal rohkem kohal, sa lood seda usaldust, seda kontakti see potentsiaalsete klientidega, siis seda enam on see võimalus, et tegelikult su müügitulemused on suuremad. Ja mis on veel võib-olla passiivse ja aktiivse vahel, on see, et kui me räägime ka hinnatasemest, mida sa tahad müüa, siis jällegi reeglina siin kehtib selline standard, et passiivselt me müüme odavamaid asju ja aktiivselt me müüme kallimaid asju. See on sellepärast, et mis on seotud inimese psühholoogilise teekonnaga, et ta jõuaks ostuni. Kallima toote ostmisel on inimesel tõenäoliselt vaja palju rohkem seda personaalset kontakti. Siin on loomulikult neid reegliväliseid olukordi ka. Me võimegi vaadata mingisuguseid suuremaid tarbeesemeid või asju, aga seal saab neid passiivselt müüa, aga see kindlasti on oluliselt raskem, kui teha mingisugust sellist otselähenemise strateegiat, mis on rohkem aktiivse poole. Nüüd minu küsimus sulle endale korra mõtlemiseks, et kui sa vaatad praegu oma strateegiale otsa, mida sa oled kasutanud või mis võib-olla on sul mitu tükki, mida sa oled varasemalt kasutanud, siis kumba sa rohkem seda kategoriseeriksid? Kas see on rohkem aktiivne või rohkem passiivne? Et anna kommentaarides märku, et mis on sinu jaoks praegu see koht, kus sa oled. Ja nagu ma siin välja ka tõin, ei ole olemas see, et aktiivne on halb ja passiivne on hea või vastupidi, vaid see on vastavalt olukorrale. On see, kus me näeme, et üks toimib paremini kui teine. Niisiis, aga kuidas me nüüd valime? Me teame, et siin on see skaala, me teame, et siin on erinevaid variante, mida me saame kasutada ja tõenäoliselt on sul pea täis 10 erinevat strateegiat, mida sa saad kasutada. Nüüd enamus strateegia on jällegi mingisuguste elementide kombinatsioon, aga kui me vaatamegi, et mille järgi me siis strateegiale nime anname, on see, et mis on see kõige suurem tegur. Näiteks, kui mina olen kasutanud väljakutsete turundamisstrateegiat, siis ma nimetan seda väljakutsete turundamisstrateegiaks sellepärast, et sellel väljakutsel on selles kampaanias kõige suurem tähtsus tulemuse loomiseks. Nüüd loomulikult see ei tähenda, et seal ei ole passiivseid elemente. Passiivsete elementidena me võime näha meiliturundust, me võime näha sotsiaalmeediaturundust. Selles suhtes, et kui need on nagu ära seadistatud, sa saad need valmis teha, sa ei pea olema selle nii-öelda laivi minemise ajal kohal seal, et see kvalifitseerub passiivseks osaks selles. Nii et ka iga aktiivne strateegia võib omada neid passiivseid elemente ja vastupidi. Nüüd veebinari strateegia on samamoodi, see webinar on seal selle asja tuum, et see on see koht, kus me kõige rohkem loome seda usaldust ja kõige rohkem siis tekib see otsuse loomise koht kliendi jaoks. Nüüd selleks, et sa saaksid endale valida sobiva strateegia, esiteks sinu tootele ja teiseks siis sinule on kõigepealt enda jaoks selgeks teha, mis on sinu põhieesmärk. Üsna tõenäoline on see, et sinu põhieesmärk võib olla müüa seda pakkumist või müüa seda kursust. Ja see on siis see, mille me paneme sinna nii-öelda kirja. See on vaja endale paika saada, sest et me saame teha ka turundusstrateegiaid ja asju, mille põhieesmärk võib olla tegelikult nähtavuse loomine. Selle jaoks põhieesmärk on kasvatada oma jälgijaskonda või meililisti. Ka need võivad olla täiesti vabalt just alguses põhieesmärgid. Sellepärast, et mida suuremaks sa suudad oma info välja suurendada, seda parem sul on hiljem siis teha ka neid müüke erinevates olukordades ja erinevate kampaaniate jaoks. Nüüd tihtipeale ja tegelikult mitte tihtipeale alati on igal turundus- ja müügistrateegial ka oma alameesmärgid. Nii et teine küsimus, mida enda käest küsida on see, et mis on need sekundaarsed eesmärgid, mida ma tahan saavutada selle kampaania jooksul. Nüüd näiteks
kui mul on valida, kas ma tahan teha tasuta väljakutset või tasulist väljakutset, siis mis mängib seal rolli on väga palju tegelikult need alameesmärgid. Kui minu alameesmärk on saada rohkem nähtavust ja rohkem uusi inimesi ja kasvatada oma meililisti, siis tasuta väljakutse on alati eelistatud, sellepärast et tasuta asjadele on saada inimesi lihtsam saada. Nüüd jällegi, kui minu alameesmärk on rohkem tegelikult luua sellist kvaliteetset kogumit inimesi, kes mulle väljakutsesse tulevad ja ma pakun sealt mingisugust asja edasi, siis see on eriti nagu võib-olla tähtis selliste asjade puhul, kui sa teed mingisuguse kõrgema hinnalisema pakkumise, kus on mingisugused kvalifikatsioonid, mingisugused kriteeriumid, et inimene saaks sellega üldse liituda, siis sa tahad, et selles väljakutse etapis oleks pigem kvaliteetsem kui rohkem inimeste nii-öelda see grupp. Nii et see on üks näide siis sellest, kuidas alameesmärgid võivad mõjutada ka seda strateegiat, et kuidas ma selle siis täpselt kokku panen. Nüüd jällegi, mis alameesmärk võib veel olla, et üks asi on see nähtavus, teine asi, mis eriti alguses võiks olla või uue sihtrühmaga, on sihtrühma tundma õppimine ja päriselt tegelikult võib olla see toote ja erinevate mõtete katsetamine. Siis jällegi sa saad vaadata, et kas ma saan oma katsetused ja tagasisidet sellega, et ma teen sotsiaalmeedia turundused. Mul on puhtalt sotsiaalmeedia turundus, mul on postitused, mis suunavad siis kuskile lehele ja sealt inimene peaks, see on nagu selline passiivne versioon tegelikult mingil määral. Või siis, kas mulle piisab sellest, et ma teen webinari nende inimestega, seal on mul rohkem nii-öelda otsest kontakti nendega, ma saan otse küsida, ma saan näha nende reaktsiooni sellele, millest ma räägin. Või siis ma tahan minna nagu täiesti nagu seda, et mul on see väga tähtis teada saada, mis on minu sihtrühma takistused, hirmud ja probleemid, siis vaieldamatult praegusel hetkel, miks ma olen väljakutseid kasutanud, on see, et ma kogu aeg, minu alameesmärk on tegelikult sihtrühma veel paremini tundma õppida. Ja väljakutse on siis see, kus sa oled kokkupuutes tihtipeale nädal aega selle sihtrühmaga, sa saad anda neile samm-sammult erinevaid ülesandeid, sa saad näha igat reaktsiooni põhimõtteliselt, kus kohas inimesed kinni jäävad, mis need takistused on, mis nende hirmud on, mis üles tulevad. Et see on väga efektiivne viis, kuidas tundma õppida oma sihtrühma. Ja see on eriti, võib-olla isegi läheb kokku sinu põhieesmärgiga, kui sa ei ole veel kindel, kuidas sõnastada oma pakkumist, oma põhipakkumist. Kui sa ei ole veel aru saanud, kuidas teha see oma sihtrühmale väga väärtuslikuks, siis valides sellise strateegia, mis annab sulle selle kokkupuute, võimaldab sul tegelikult reageerida ka seal samas väljakutse sees ja seda pakkumist ümber sõnastada või vajadusel isegi muuta. Ja ma olen teinud seda korduvalt. Ma olen korduvalt teinud niimoodi, et mul on nädala alguses, väljakutse alguses on nagu üks pakkumine plaanis. See pakkumise põhiosa jääb samaks, aga see väljakutse annab mulle oluliselt juurde seda, kuidas ma seda esitlen, mida ma rõhutan. Ja see annab juurde loomulikult müügitulemustele, sellepärast, et ma suudan seda paremini edastada sellisel viisil, et see sihtrühm päriselt saab aru, mis on see väärtus tema jaoks. Nii et need kaks küsimust, mis on sinu põhieesmärk ja mis on alameesmärgid ja nende põhjal sa saad juba teha päris suure kitsenduse selles, milline võiks olla see turundamisstrateegia, mis sulle sobib. Ja kui sa ei tea, millised on üldse erinevad turundamisstrateegiad, siis see on see koht, kus võib-olla hoidagi silmad lahti, vahepeal osaleda lihtsalt sellepärast, et näha, kuidas inimesed teevad, mida nad teevad. Sest et strateegiaid on tõesti seinast seina ja siin ei ole ka see, et sul on mingisugune konkreetne strateegia, vaid tihtipeale on see jälle, nagu ma ütlen, kombinatsioon asjadest. Aga selleks, et saada aru, mis on see kombinatsioon, mis sinul on vaja, selleks on need alameesmärgid ja kõik väga kasulik. Sellepärast, et kui ma tean, mis meie alameesmärgid on, ma tean täpselt, mida ma pean kirjadesse panema, millele ma pean rohkem tähelepanu tooma. Näiteks ongi see, et kui ma tahan inimeste kohta rohkem teada saada, ma tegelikult disainin väljakutse ülesanded sellisel viisil, et see küsimus, mida ma küsin, on minule väärtuslik selles, et kui ma seda teada saan, siis ma saan seda inimest paremini toetada. Nii, mis mängib veel rolli?
strateegia valimises on see, et kui palju sul on aega selle asja ettevalmistamiseks. Ja sinna tegelikult selline alamküsimus läheb sinna juurde on see, et kui kiire sul on tulemustega ja kui palju aega sul on ettevalmistamiseks. Passiivsed strateegiad võtavad aega, see võib võtta kuid aega, enne kui sa hakkad päriselt nägema mingisuguseid tulemusi. Sest et jällegi tulles tagasi, et mida tähendab passiivne, see on statistika põhjal, see on põhimõtteliselt numbrite mäng väga tihti. See tähendab, et seal võib võtta aega, et piisav inimeste arv tuleks sinna ja näeks neid reklaame ja asju, et sa hakkaksid nägema päriselt mingisuguseid müügitulemusi sellest. Ja sinna läheb juurde ka see, et eks ju kõik reklaamid, kui sa need seadistad või postitused, need võtavad aega, et nähtavust koguda. Nii et jällegi, kui sul on kiire, siis võib-olla passiivne ei ole kõige parem strateegia suund, kuhu minna. Siis on sul tõenäoliselt vaja aktiivsemat strateegiat, sellepärast et aktiivse strateegiaga, kui ma nagu toongi, et kõige kiirem põhimõtteliselt sellest hetkest, kui inimesed saavad teada, et midagi hakkab toimuma, kuni selle hetkeni, kuni mu kursus algab, võib-olla 2 nädalat. Ainult 2-nädalane periood. Ja see on nagu see, mis on siis erinevus aktiivse ja passiivse vahel aeg. Kui kaua läheb aega, et sa hakkaksid potentsiaalselt nägema neid tulemusi. Ja mis siin loomulikult ka selles ajalises suhtes mängib rolli on ka see, et millised on sinu olemasolevad ressursid. Kas sul on olemas need süsteemid või sa ehitad need nullist ülesse? No selles suhtes siin nii või teisiti, kui sul ei ole süsteemi üles ehitatud, siis vahet pole, kas sa lähed aktiivse passiivsega, see tuleb ära teha. Jah, aktiivsega siis ongi see, et sa saad selle selles suhtes kiiremini teha, sest et ettevalmistusaeg võib olla sama, mis passiivsel. Aga lihtsalt see, et see päriselt käima panna, siis aktiivsel strateegial on natukene lihtsam. Ja mis ressursside alla käivad, ongi see, et väga tihti kõik turundus ja müügistrateegiad sisaldavad mingil määral meiliturundus. See tähendab, et kas sul on olemas meiliturundussüsteem, kas sul on lihtne e-mailid seadistada või sa pead hakkama kuskile kontot looma ja seda üles seadistama ja seda üldse õppima hakkama. Et alati nagu tasub nagu vaadata selle koha pealt ja eelistada pigem vahepeal strateegiat, mis on sul olemasolevate ressurssidega tehtav. Et isegi siis, kui sul on süsteemid, siis mingisugused strateegiad võivad vajada mingisuguseid lisaprogramme. Tahad panna sinna mingisuguse sellise nüansi juurde, näiteks meile on selline leht nagu UpViral, mille eesmärk on tegelikult orgaaniliselt, ehk siis tasuta inimeste jagamise kaudu võimalikult palju levitada siis mingisuguse ürituse või asja nähtavust. Ja see on selles suhtes äge strateegia, et sa saad säästa raha reklaamide tegemise pealt iseenesest. Aga seal on see pool, et tihtipeale see leht ise, mis on need süsteemid üles ehitanud, et see oleks automatiseeritud see jagamine, sest et seal on ka see, et selleks, et motiveerida inimesi jagama, siis seal on automaatne jälgimissüsteem, et kui keegi jagab oma linki, kui keegi registreerus selle jagaja lingi kaudu, siis seal on ka see auhindade süsteem, et kui kellegi kaudu on registreerunud 5 või 10 inimest, siis millise auhinna nad saavad. Selleks, et seda süsteemi kasutada, see ei ole kõige odavamate killast. Nii et siin on nagu jälle see, et see võtab õppimisaega ja see võtab ka ressurssi, et tasub vaadata, et milliseid siis elemente sa tahad juurde panna. Nüüd palju lihtsam on loomulikult teha uuendusi siis, kui sul kõik põhisüsteemid on olemas, mille alla läheb kindlasti meiliturundus, sul on maandumislehed olemas, kuhu sa saad inimesi saata ja võiks olla olemas ka maksesüsteem. Et need on nagu need 3 süsteemi, mis võiksid olla baastasemel ükskõik, mis strateegiat sa kasutad olemas. Ja kui need on olemas, siis saab hakata vaikselt asju juurde tooma. Meil eks ju on ka Facebook on üks osa sellest strateegiast, üks asi on eks ju reklaamid. Ja kui mul on need süsteemid endale välja ehitatud, siis ma saan minna natuke keerulistemate strateegiate juurde just nagu tehnilises ettevalmistuses, sellepärast, et see ülejäänud pool ei võta mul enam nii palju aega. Et aeg mängib rolli, kui palju sul on aega ja mis on sinu olemasolevad ressursid, kas see strateegia, mida sa tunned, et see oleks hea selle jaoks, kas see vajab sinu jaoks mingisuguse ressursi loomist, ehk siis näiteks süsteemi loomist või teistpidi,
siis lihtsalt sa saad kasutada olemasolevaid ressursse. Et tasub vaadata selle pilguga ja reaalsuses vastus sellele küsimusele, et mis on minu jaoks kõige parem strateegia, on see, et see nii või teisiti võib muutuda. See muutub ajas, nii et ei ole vaja kinni jääda sellele, et ma proovin leida seda ühte täiuslikku strateegiat. Ka mina olen olnud alati sellel mõtteviisil, et jah, kui inimesed mõtlevad minu peale, siis nad tihtipeale mõtlevad väljakutsete peale, sest et see on strateegia, mida ma olen kõige rohkem kasutanud. Aga järjest rohkem ja rohkem olen ma lihtsalt proovinud teisi asju, sellepärast et pakkumised on muutunud, sihtrühm on muutunud. Ja vahepeal tõesti, sihtrühm mängib ka rolli selles, milline strateegia võib toimida. Võib väga palju rolli mängida. Näiteks kui on sul väga ajaliselt tühi, ehk siis kellel ei ole üldse aega sisse panna, kes on võib-olla sellises kohas, siis selle sihtrühma jaoks võib-olla ei ole väljakutse kõige parem strateegia just sellepärast, et see strateegia rõhutab sellele, et see võtab aega. See võtab inimestel selles suhtes osalemise aega. Et kas see mängib omal jaol rolli? Üldiselt, mis veel, eks ju, mingisugune sihtrühm, mis võib olla natukene teistsugune, väga erinevalt käituvad eraisikud, ettevõtjad ja siis me räägime veel eraldi on suurettevõtetest, et kui sa otsid kedagi suurettevõttest omale kliendiks, et keegi sealt, siis jällegi võib-olla ei ole see väljakutse kõige parem, sest et mis on turundusstrateegial tähtis, on see, et kuidas see sihtrühm tarbib praegu sarnast sisu. Kuidas see sihtrühm leiab omale nagu nendest kursustest või koolitustest või mis iganes asjadest on osa võtnud, kuidas tema selle info leiab? Ja kuidas tema teeb ostuotsuseid sellega seoses? Et siin tuleb mängu jälle see, paratamatult me jõuame eelmise sessiooni teema juurde tagasi, et sihtrühma uuring. Sihtrühma uuring on eeltingimus selleks, et sa saaksid üldse vaadata otsa sellele, mis võiks sinu jaoks olla sobiv strateegia. Sest et sinu sihtrühm mõjutab ka seda, kus sa seda strateegiat kasutad, kas sa ehitad selle üles Instagrami, kas sa ehitad selle üles omale Facebooki või sul on vaja üldse äkki YouTube'i reklaame ruua, kust kohast sinu sihtrühm seda infot leiab. Ja miks asi on see, kus nad seda vaatavad, sest et vahe on selles, kus inimene tarbib mingisugust meelelahutust. Ja teine asi on see, kus kohast nad reageerivad pakkumistele. Need võivad olla kaks täiesti erinevat kanalit ja me ei tohi neid segi ajada. Et see on ka see, kus mina tavaliselt eristan, et ma mitte ei küsi uuringus või intervjuudes inimeste käest, et kus nad kõige rohkem aega veedavad, vot seda, milliste kanalite kaudu nad saavad tavaliselt infot erinevate webinarite, koolituste ja kursuste kaudu ja kus nad on liitunud koolituste ja kursustega. Sest et see on see koht, kus inimene on nii-öelda otsuse tegemis mentaliteedis. Nüüd selline kokkuvõttav väikselt selle müügistrateegiate kohta, nii et võta endale need küsimused ette, analüüsi need enda jaoks läbi ja minnes siis nagu korra nendest üle, mis on sinu põhieesmärk sellega, mis on sinu alameesmärgid selle strateegia jaoks ja siis sealt edasi, kui kiire sul on nende tulemustega, ehk siis milline on sinu ajaline ressurss selle strateegia ülesehitamiseks ja läbiviimiseks. Ja viimane on see, et mis ressursid sul on olemas ja kuidas see strateegia mõjutab sinu nii-öelda, kas seda on vaja juurde panna ressurssi või sa saad olemasolevaga hakkama. Ja siis nii-öelda kõigele sellele eelneb see küsimus, milline on minu sihtrühma tarbimisharjumus. Ma loodan, et need küsimused aitasid sul selle selguse luua, et kust kohast vähemalt alustada oma strateegia valimist. Ja kõige parem viis, kust ka võib-olla aru saada, et kui sa osaled kellelgi, kellel on sinuga sarnane sihtrühm, ja sa osaled kellegi sellise koolitaja või coachi webinaridel või üritustel, vaata, kuidas nemad teevad, sest et tõenäoliselt, kui seal on sarnane sihtrühm, siis ka see, mida tema teeb, sul võib sarnane asi toimida. Et alati hoia silmad lahti selle koha pealt, et me kogume inspiratsiooni ennast ümbritsevast ja mina olen
mina alustasin sellest, et ma väga-väga tugevalt tegelikult neelasingi sisse seda, mis oli, mida ma nägin, mis olid minu sihtrühmale sobivad asjad ja siis sealt ma hakkasin päriselt nii-öelda tarbima ka asju selleks, et näha, kuidas neid strateegiaid läbi viiakse. Et vahepeal minu jaoks ei olegi enam asjadel osalemine sellepärast, et ma tahan seda infot, mis seal jagatakse, vaid palju suurem osa on selles, et ma tahan näha seda süsteemi, ma tahan näha seda strateegiat ja kuidas see on neil üles ehitatud. Nii et selline kokkuvõte siis oma müügistrateegia valimisest ja sellega ma täna lõpetan. Aitäh sulle tähelepanu eest ja kohtume juba järgmisel neljapäeval. Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame me aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seas teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.